Nii et minu tänane teema on siis kantud sellest, et saaksime et kindlustus saaks võimalikult kiiresti kahjuteata, kahjuteate enda nii-öelda menetluse, et me saaksime asjadega hakata toimetama. Ja noh, loomulikult ma seda ei hakka siin võib-olla ette rääkima, aga selleks, et suhelda kindlustusega, on elementaarne, et siis korteriühistul on kindlustus sõlmitud, et siis saab hakata tegema taotlusi. Ja olen siia pannud siis mõned punktid, mida me oleme siis oma nii-öelda reaalses praktikas nagu näinud, et mida võiks parandada. Ehk et kas ja kuidas on korraldatud info edastamine kahjust korteriühistu juhatusele. Et üldjuhul on koridoridesse pandud ilusti sandtehniku andmed või avariielektriku andmed, et kõik teavad, kui on mingisugune probleem, kuhu pöörduda. Aga kuidas ja kas kõik korteriomanikud, üürnikud teavad neid kontakte, kui nüüd peaks juhtuma mingisugune kas veeõnnetus, midagi kukub hoone katuselt, et kellele sellest teada anda. Et võib-olla korteriomanikud teavad korteriühistu liikmeid, aga ilmselgelt on üürnikel sellist infot üldjuhul ei ole, ehk et seda kontaktandmeid võiks panna koridoridesse üles, et see info oleks käepäraselt saadavalt, et siis võib-olla ei teki ka seda kommunikatsioonipausi. Siis enne kui midagi on juhtunud, oleks hea, kui korteriühistu mõtleks läbi, kes on see volitatud isik korteriühistu poolt, kes siis suhtleb kindlustusega. Et kellel on, kas ta on siis nii-öelda juhatuse liige, on tal siis mingi volitatud isik, ehk et ei peaks, kui kahju nüüd juhtub, et ei peaks selle peale aega raiskama, et saada aru, kas see kindlustusega suhtlev isik on ikka õige isik. Selles mõttes, et üldjuhul on korteriühistu kindlustus, mitte üldjuhul, vaid ta on vabatahtlik kindlustusliik. Ja see tähendab seda, et kindlustusele saab teha avalduse ainult nii-öelda kindlustusvõtja ehk siis korteriühistu. Et pahatihti antakse, öeldakse, et jah, et no vaata, korteriühistul on kindlustus olemas, antakse see kontakt korteriomanikule, et mine aja ise asja korda. Et noh, niimoodi paraku asjad ei käi. Et seda kindlustusega suhtlema peab siiski korteriühistu esindaja. Et korteriühistu kindlustuse alt ei saa tulla keegi teine taotlust esitama. Siis teade, nagu ma ütlesin, tuleks siis teha võimalikult kiiresti, vahet ei ole, kas on tegemist nüüd korteriühistu enda nii-öelda karbi kahjustumisega ehk siis varakahjuga või siis vastutuskahjuga kellelegi kolmandale või siis mõnele korteri omanikule. Et neid juhtumi asjaolusi on märksa lihtsam ja kergem ja operatiivsem aru saada, mõista, tuvastada, kui sellest juhtumist on siin mingi 1, 2, 3 päeva möödas, aga mitte see, kui on juba aastaid on möödas, et siis hakata aru saama, mis juhtus, kes mida tegi, et noh, see on praktiliselt on võimatu. Mida teavitamisest veel, mis on äärmiselt oluline, on see, et noh, nagu te kõik teate, ilmselt on nõuete üldine aegumistähtaeg, mis tulenevalt lepingus on siis 3 aastat. Ehk et korteriühistutele võivad need nõuded siis tulla sisse 3 aasta jooksul. Nii. Aga nüüd tuleks vaadata, kui teil on kindlustusleping, kindlustuslepingul on ka ilmselt on see vastutuskindlustus ja seda, et nüüd korteriomanikele tekkiv kahju oleks ka läbi vastutuskindlustuse hüvitatav, peaks seal olema kindlasti ka siis see ristvastutus, kuna korteriomanik korteriühistu vaates ei ole niisugune tavapärane kolmas isik, et seal peab olema siis nagu see erisus, see ristvastutus. Ehk peab olema arusaadav, milline on periood, millal teie kindlustusselts võtab kahjuavaldusi vastu. Ehk et seda nimetatakse siis nagu nõuetest teavitamise perioodiks. Et on see 1 aasta, on see 2 aasta, on see 3 aastat. Ehk et see info peab kindlasti jõudma kindlustuseni selle perioodi sees.
ja kui see periood sulgub, siis rohkem neid teateid vastu ei võeta, et see on nagu väga oluline asjaolu, et seda võiksite kõik kontrollida, et milline on see teie nõuetest teavitamise periood. Üldjuhul seda vaadatakse siis poliisi lõppemise kuupäevast, et kas siis see on aasta, 2, 3 või mis iganes on kokku lepitud. Nii, nüüd kui eeldame, et paraku see kurb sündmus on toimunud, mingi kahju on esitatud, kahjunõue, seda on kõik tähtaegselt tehtud, siis tuleks olla valmis selleks, et kindlasti kahjukäsitlus küsib korteriühistult erinevaid dokumente. Kas see on siis torustiku vanuse infot, millal on mingisuguseid hoone osi või siis süsteeme renoveeritud, kas on, millal on tehtud, kui on midagi jäetud tegemata või on otsustatud, et tehakse 5 aasta pärast, siis kas see on kuidagi üldkoosolekul fikseeritud, kirja pandud või kui on üldse otsustatud mingisugusest torustiku vahetusest või renoveerimisest loobuda, siis kas see on fikseeritud, et noh, seda infot kindlasti kahjukäsitlus tahab saada, et olge seda valmis esitama, sest sellel on äärmiselt olulised asjaolud, et saada aru, miks kahju juhtus. Noh, näiteks metalltorustiku eluiga on üldjuhul 50 aastat. Et noh, seda võiks nagu nii-öelda silmas pidada, kui see 50 aastat on nii-öelda täis, siis juba võib-olla paljude seltside nii-öelda vastutustingimuste kohaselt selliseid kahjusid enam ei hüvitata, kui nii vana torustiku poolt on need põhjustatud. Aga kui nüüd on otsustatud ikkagi midagi renoveerimata jätta, et noh, siis tuleks ära fikseerida, et miks seda on jäetud tegemata. Kui see ongi teatud korteriomanike otsus ja nad on blokeerinud ära selle otsuse, siis see on nagu see asjaolu, mida me saame siis nagu koos arutada, kui nüüd näiteks needsamad korteriomanikud esitavad nõude korteriühistu vastu, et näete, et veekahju on, eks ole, aga ise nad on tegelikult ära blokeerinud selle renoveerimise. Et siis võib olla siin ka tegemist nende enda nagu osalusest kahju tekkimises, et sellist infot ja sellist suhtlust me väga nagu eeldame ja sooviksime, sest me ikkagi tahaksime nagu olla ühe asja eest ja saada asjadest ühtemoodi aru. Et selles mõttes, et seda info kogumist ei tasuks nagu võtta sellega, et me lihtsalt tahame kedagi koormata või tüüdata, et ei, et me tahame lihtsalt saada asjadest aru, miks on asi juhtunud, mis põhjusel on juhtunud. Nii, aga ma arvan, et mul hetkel olen oma need punktid läbi vuristanud, et Aliis, kas meil küsimusi on või? Ma vaatan. Mis tähtaeg on kahjust teatamise tähtaeg? No üldjuhul ei ole seda nii-öelda päevadega paika pandud, et 3 tööpäeva jooksul peab, aga seda on pandud esimesel võimalusel. Et noh, see esimene võimalus ongi, noh, ta on loomulikult on ta niisugune mitte nagu täpne, aga esimene võimalus. Ja kui nüüd on tegemist nii-öelda vastutuskindlustusega, siis on see, et see nõue peaks olema laekunud siis selle nõuete esitamise perioodil. Aga kui seda nõuet ei ole veel tulnud, aga te teate, et on olnud toruavarii on olnud, 2 korterit on näiteks saanud kahjustada, et siis tuleks sellest kohe meid teavitada. Noh, ma räägin praegu nii-öelda ergo vaatevinklist, aga ma arvan, see on turuülene, et sellest tuleks kohe teada anda, sest pahatihti ongi see, et näiteks 2 korterit saab kahjustada, nendel on mõlemal on kodukindlustused, siis seal inimesed teevad avaldused oma nii-öelda kodukindlustuse seltsidele, nemad seal käsitlevad, uurivad, puurivad, teevad kahju suurused selgeks, hüvitavad ära, nõue läheb üle seltsile. Nii, ja siis on juristidel on seal pikad järjekorrad ja millal see tagasinõue ükskord tuleb, et see võib tulla aasta peale juhtumi, 2 aastat, võib-olla isegi seal peaaegu 3. aastal, et selles mõttes, et kui te olete teinud sellest kahjust õigeaegselt ja koheselt seltsile teavituse,
siis üldjuhul ka pannakse see nii-öelda see, siis on see nõue nagu nii-öelda loetakse, et ta on tulnud tähtaegselt teile sisse. Aga kui te tulete nüüd esimest korda, tulete selle teavitusega 3. aastal või 4. aastal tulete seltsi ja soovite selle käsitlemist, siis on ilmselgelt on see nõuetest teavitamise periood juba lõppenud ja siis suure tõenäosusega öeldakse sellele ei. Siis kas nimetatud vastuseis korteriomanike poolt renoveerimisele on seega nende enda vastutus, kui mingist osast kaasomandist saab alguse kahju? No selles mõttes, et eks see ongi nagu see, et igal juhtumil me peame aru saama, miks kahju põhjus, mis on kahju põhjus ja kui see kahju põhjus ongi see, et keegi omanikest on nüüd kas siis vastu sellele renoveerimisele või on teinud midagi teistpidist, noh siis me saamegi hinnata seda, et kui suur on nüüd selle konkreetse reaalosa omaniku nii-öelda osalus või panus selle nii-öelda kahju tekkimisse. Ja siis ongi jah see, et me kas siis saame nagu aidata korteriühistul seda nõuet kas siis osaliselt tõrjuda või tervenisti tõrjuda, et noh, see sõltubki asjaoludest. Kui oluline on korteriühistu juhatuse kaasamine, kui kahe korteri vahel on kahjustuste teemal kindlustusjuhtum, kas vaid teavitamiseks või on mingi muu nõue ka selleks? Ei no alustame teavitamisest, selles mõttes, et no seltsidel on üldjuhul on seda know-how'd on nagu piisavalt, et me nagu näeme ära, et kuhu see vaidlus nagu võib viia. Et selles mõttes, et noh, nagu täna Jüri nagu väga õigesti ütles, et tegelikult korteriühistu vastutus on hoomamatult suur. Et selles mõttes, et pigem peaks olema see korteriühistu igal vaidlusel kaasas, sest päeva lõpus võib see suure tõenäosusega see nõue ikkagi kukkuda sinna korteriühistu korvi. Ja pigem olla selles asjas kaasas, teada asjaolus ja anda teada infot, eks ole, et mismoodi, sest seltsil ei ole ju ligipääsu nii-öelda korteriühistu üldkoosolekutele või mis iganes, et mis seal on toimunud, et noh, teinekord ongi see, et need üldkoosolekute protokollid on väga kõnekad ja sealt tuleb välja nagu see, mis on tegelik see omaniku meelsus. Ja siis, kui juhtub mingi kahju, siis paraku see meelsus kipub ununema. Aga siis, kui see tuua nagu niimoodi mustvalgelt välja, et näete, aga te ise olete soovinud, et me seda praegult ei tee, et noh, siis on teinekord võimalik neid vaidlusi natukene konstruktiivsemalt lahendada. Mainisite mõistet ristvastutus, kuidas või Jah. kuskohast täpsemalt selline mõiste antud teemasse tuli? No selles mõttes, et millest korteriühistu koosneb? Ta ju koosneb korteri omanikest. Ehk et nüüd teoorias ongi see, et korteriühistu, mis koosneb siis korteri omanikest, tekitab kahju nii-öelda iseenda liikmetele. Ta ei ole tavamõistes, ei ole see korteriomanik kolmas isik. Kolmas isik on see isik, kes nüüd jalutab teie korterelamust mööda ja saab selle jääpurikaga vastu pead, et tema ei ole kuidagi seotud sellega, et ta on puhtalt kolmas isik. Aga nüüd, kui seal maja sees toimuvad mingisugused kahjud ja on omavahel seotud korteriühistu ja korteri reaalosad, et sinna on vaja seda kaitset, et see korteri omanik muudetakse ka nagu nii-öelda kolmandaks isikuks, et see ongi nagu see ristvastutuse mõiste, et noh, põhimõne on see, et kui valid endale kindlustust, siis saab oma halduri käest küsida, et kas vastutuskindlustus kaitseb ka nende nõuete vastu, mis tulenevad korteri reaalosadest ehk et korteri omanike kahjudest. Siis kas kindlustus peab teavitama korteriühistut korterikindlustuse põhjal tehtud töödest, kui on plaan tagasinõue esitada või saab teha ühe ehitaja otsuse põhjal lõpmatult töid? Kuidas hinnata, mis on mõistlik ja antud juhtumist põhjustatud kahju? No noh, üldjuhul nende korteri nii-öelda ehitusliku tööde osas ka kodukindlustuses on see teema, et ikkagi see kindlustuse eesmärk on taastada samaväärne olukord. No ma väga palju ei tea seltse, kes nagu lubaksid panna nii-öelda vabatahtlikult ilma erineva eelneva kokkuleppeta, näiteks mingi kõige odavama laminaatparketi asemel naturaalparketi, et ikkagi üldjuhul hüvitatakse see samaväärne tase.
et teine probleem on just nagu ka Jüri enne rääkis, on vallasvara teema. Et esiteks, et kui nüüd korteriühistu vastutabki ka vallasvara kahju eest, siis korteriühistu sisuliselt vastutab nii-öelda võlaõigusseaduse põhimõtete kohaselt. Aga korteriomanik saab hüvitise kodukindlustuse alt kodukindlustuse tingimuste kohaselt ja seal võib olla see põhimõte, et vana vastu uus. Aga võlaõigusseadus seda nii-öelda päris nii ei käsitle, et vana vastu peab saama alati uue asja. Et kui ikkagi vana asi on vana ja siis on võimalik ka sinna rakendada nii-öelda mõistlikku kulumit. Et kui sul on ikkagi 10 aastat vana televiisor, see on muidugi halb näide, et ilmselt, aga lihtsalt 10 aastat vana televiisor ei võrdu automaatselt uue televiisoriga. Et kindlasti on võimalik saada vana televiisorit järelturult teise hinnaga. Et Siis on selline küsimus, et kui ridaelamu kõikidel boksidel on tehtud kodukindlustus, kas sellisel juhul pole vajalik korteriühistul kindlustuslepingut sõlmida? Kindlasti ei soovita sellist asja. Jah, ta teoorias võib ka neid teha, aga isiklikult on mul läbi aastate olnud selliseid halbu kogemusi, kus oli üks kõige kardinaalsem või kõige õnnetum näide oli see, et oligi 4 korteriga kortermaja ja ühel korteril oli suur tulekahju, aga 4 korterist ühel ei olnud kindlustust. Ja täpselt see oligi see ja teised osanikud ei suutnud seda 25% katusekahjust leida neid vahendeid ja maja jäigi taastamata ja lõpuks maja müüdigi maha, et selles mõttes, et pigem ei tasu seda riski võtta, et siis peab olema nagu klapp peab olema ideaalne ja kõik peavad saama ühe laua äärde kokku ja võtavad kõik oma lepingud ette ja loevad kõik läbi ja peavad olema kõik veendunud, et kõik osapooled maksavad oma kindlustuse eest ja nii edasi. See on väga suur risk. Pigem teha see korteriühistu alt see karbikindlustus, siis on vähemalt põhiasjad on kaetud, et siis ei teki nagu seda probleemi, et kas nüüd terve katus on meil kindlustatud ja kaetud, et. Üldjuhul lõpetavad kindlustusseltsid torude kindlustamise vanusega üle 30 aastat, üle 30 aasta. Kui on üle 30 aasta, siis ERGO-l lähevad torude kindlustamise tingimused ühistule juba vastuvõetamatuks. Kust tuleb see 50 aasta reegel ja kas me saame seda ka seltsidelt nõuda? No seal ERGO näitel on nüüd see, et see nii-öelda eriomavastutus, mis tuleneb vanusest, see puudutab ainult vastutuskindlustust. Ja see ongi nagu kantud sellest, et mida me oleme ka minu meelest oli see kindlustusseltside liidu kaudu telliti see nii-öelda ekspertarvamus ja seal ekspertarvamusest toodi välja, ma ei tea, kas see on äkki kuskil teie kodulehe peal üleval ka kuskil see ekspertiis nendest metalltorude elueast. Aga 30 aastaga kindlasti üldjuhul ei lõppe see kaitse, vaid lihtsalt see omavastutus on erinevate vanuste puhul on erinev. Ehk et soodustadagi seda, et see ehk on motivatsiooniks renoveerida neid olulisi tehnosüsteeme, et kui te saate need asjad ära renoveeritud, siis läheb tagasi see omavastutus sinna põhiomavastutuse juurde, mis on üldjuhul mingisugune 300 eurot, 1000 eurot. Kahjuks 0,3 meetri laiune põranda avamine ja toru asendamine kasvas poole korteri remondiks, millest ei teavitatud ei korteriomanikust kindlustusvõtjat ega korteriühistu juhatust. Kuidas tõestada tagantjärgi tehtud tööde seotust lekkega? No eks see ongi nõudeomaniku teema, et võtame nüüd kindlustused ja võtame kõik vaidlused nagu nii-öelda sinna tasemele, et kui nüüd see nõudega isik tuleb ja ta peaks minema kohtusse. Ta peab kohtunikule, ta peab täpselt samamoodi selgitama, et näed, ma tegin sellised kulutused ja need kulutused olid otseselt ja ainult seotud selle veekahjuga. Ta peab seda suutma teha. Et selles mõttes, et kui ta ei suuda seda teha, kui tal ei ole mitte ühtegi pilti enne juhtumit ega pärast juhtumit, et siis suure tõenäosusega lõpebki ka see kohtuvaidlus sellega, et jah, mingisugune kahju võis tekkida.
arutatakse välja see niisugune eelduslik, niisugune arvestuslik põhjendatud kahju ja hüvitatakse ainult see või rahuldatakse ainult selles osas nõue, et selles mõttes, et kes iganes tuleb oma nõude suurusega, eeldatakse ikka, et ta suudab oma nagu nõuet nagu ka põhjendada, et nii. Mille põhjal hinnata, arvutada maja taastamisväärtuse suurust, see tähendab, kuidas teada, mis summas see kindlustuses määrata? noh, see on jah, niisugune hea küsimus, et aga ma arvan, et noh, see on nagu juba selle lepingu sõlmimisel lepinguhalduriga, et see koostöö, et saada aru, et mis on need konstruktsioonimaterjalid ja nii edasi, et noh, seda nii-öelda ühe puuga panna kõikidele on keeruline, aga see ongi see, et teha koostööd oma müügiesindajaga ja arutada, et see oleks nagu piisav, et kindlasti seda tuge saab ka müügiesindaja käest, et Siis üks küsimus on veel, et vana korteriomanik oli ehitanud korterisse sauna, pärast seda tekkis korteris hallitusprobleem. Nad tegid ümberehitusi ja eemaldasid sauna, kuid hallitusprobleem jäi püsima. Korter müüdi maha ning umbes 6 aega peale ostu avastas uus omanik, et korteris on endiselt hallitus. Vana omanik ei teavitanud ostjat probleemist ning praegu eitab, et hallitus nende ajal olemas oli. Kes peab sellises olukorras hallitusprobleemiga tegelema? Kas korteriühistu peaks sekkuma või on tegemist probleemiga, mille lahendamise eest vastutavad omanikud ise? noh, eks siin on jälle esiteks on see, et tuleb aru saada, et milles see hallitus tekib, et alati on hallitusel on mingisugune põhjus ja pahatihti on see põhjus see, kui vahetatakse välja aknad uute vastu, õhku pidavate akende vastu, aga jäetakse ventilatsioon tegemata, et noh, selles mõttes, et seal tuleks vaadata, et kus see nagu see juurpõhjus on, et kes on neid aknaid vahetanud, kas on sinna see õige projekt, õiged asjad pandud, et noh, seal võib olla jälle, kas ta oli nagu nii-öelda varjatud puudus, et läheb ta nagu müüja kraesse või see siis on ka korteriühistu, kes siis on renoveerinud neid asju nii, et poolikult, sest noh, kunagi nõukogudeaegsed aknad, noh, nendel oligi juba ette nähtud, et nad olid nii ebaõhutihedad, et see oli juba, toimis juba nagu ventilatsioonisüsteemina ja kui paned tänapäevased aknad ette, siis see ventilatsioon katkeb ja siis tekivadki need hallituse probleemid, et ma täiendaks vist korraks ka, kui jah, tohib, et no seal võib olla ka tegemist hoopis ju müügilepingu rikkumisega, tähendab, et kui seal on teavitamata jäetud nüüd selles, et seal üldse saun oli ja nii edasi. No sa pead ju tegelikult ikkagi teavitama seda uut omanikku kõigist asjadest, et mida selle müüdava, missugused puudused võivad selle müüdaval asjal tekkida, noh. No see võiks lugeda varjatud puuduseks, ega jah. see on nüüd kohtu otsustada juba. Kui omanik ei ole osalenud üldkoosolekul mingi renoveerimise osa hääletusel, kuidas käituda siis? no selles mõttes, et kui renoveerimine teostati ja ära otsustati, noh, sõltub sellest, et noh, siis ei ole ju vast probleemi, et see mitteosalemine, noh, ilmselt ei seganud üldkoosoleku, noh, Jüri ilmselt on võib-olla selles pädevam, et kindlasti on üldkoosolekul mingisuguse otsuse vastuvõtmiseks peab olema mingisugust sorti hääleenamus, et kui see on saavutatud, kui koosolek on nagu nii-öelda asjakohane, siis tehakse see otsus ära, et Jah, nii ta on. aga noh, see, kui nüüd kõik omanikud boikotivad, et ei lähegi sinna koosolekule, noh siis see nii ta on, siis kukub see üldkoosolek läbi ja siis ei saa otsuseid võtta ja siis ei saa korteriühistuga laenu võtta, et hakata kas fassaadi taastama või katust välja vahetama või mis iganes, et ka see tuleks ära fikseerida, et noh, pärast ei oleks nagu jälle seda teemat, et näe, vaata, korteriühistu on paha, et ei tee mitte midagi, ei hoolitse meie maja eest, eks ole, aga tegelikult ei lastagi korteriühistu juhatusel oma nagu nii-öelda ülesandeid täita, et Kui eelkõneleja selgitas üsna selgelt, et kui kohustust ei ole rikutud, siis kahjustunud korteri omanikud ei saa nõuda enamat kui siseviimistluse kordategemist, siis miks on korteriühistu vastu seltside poolt esitatavad
tagasi nõuded neid samu 10 aastat vanu telereid ja muud vallasvara täis? Noh, vot see ongi see asi, et kui kodukahjude puhul hüvitatakse kahju, siis selle kahju põhjuse tuvastamise maht jääb oluliselt väiksemaks. Selles mõttes, et üldjuhul on need kodukindlustused on koguriski kindlustused, ehk et ei minda nagu nii-öelda sinna juurpõhjuseni välja, et täpselt, et kes, kus, mis iganes põhjusel see kahju tekkis. Kodukindlustuse vaates vaadatakse, et näevad, et televiisor sai vett, see on kogu riskiga kaetud. Meil on mingisugused tingimused, et vana vastu uus ja siis sealt tulenevalt see ka hüvitatakse. Ja siis loomulikult suht inertsiga läheb see, eeldatakse, kas siis on ülemine naaber vastutav või on korteriühistu, tehakse see nõue ära ja seal ongi oluline, et nüüd korteriühistu saades sellise nõude, annaks kohe näiteks oma vastutuskindlustuse seltsile teada ja siis sealt me saame juba vaadata edasi, et kuule, aga see on ju täiesti tõendamata nõue. Või ka aeg-ajalt, no siin Jüri rääkis, et jah, et see nõue korteriomanikult saab minna üle nii-öelda ka kindlustusele, aga kindlustusele läheb ta üle ainult hüvitatava kahju osas. Aga siin aeg-ajalt üritatakse ka sinna nõudesse sisse panna ka käsitluskulusid. Et noh, see ei ole see osa, mis peaks minema üle nagu seltsile, et see on seltsi enda tegevuskulu ja seda ei saaks tagasi küsida. Aga aeg-ajalt, kas on kogemata või mis iganes, et selles mõttes ongi see, et võimalikult kiirelt anda teada mis iganes asjaoludest, võimalikest nõuetest, isegi kui nad on alla oma vastutuse või mis iganes. Nii, aga meil Jah, praegu ei ole siin uusi oota, küsimusi. ma täiendaks ka veel eelmist punkti siis, et siin ongi ju tegelikult, et kui korteriühistu või see korteriomanik selle nõude saab kindlustusandjalt, siis kindlustusandja peab nüüd seda oma nõuet ju samamoodi tõendama, nagu peaks seda tõendama see kahjustatud korteriomanik. Ja samas jälle, kellele see tagasinõue esitatakse, siis kahju põhjustanud korteriomanikul või korteriühistule, siis tema võib ju esitada jälle omakorda vastuväited kindlustusandjale. Et ega see, kui kindlustusandja esitab mingisuguse nõude, et ega see ei tähenda seda, et alati seda 100% täitma peab ilma vastu vaidlemata. Jah, aga siit lihtsalt soovitus see, et kui kes iganes, kas korteriühistu või korteriomanik saab selle nõude, palun vastake sellele nõudele, et näiteks, et te olete selle kätte saanud, te tegelete sellega, et selles mõttes, et mitte ignoreerida seda, et noh, kui te ignoreerite seda, siis ega need nõuded niisama laualt maha ei lähe, et siis on erinevaid seltse, kes annab selle kohe näiteks ähvardab inkassosse, siis te saate inkassos kirju ja ähvardusi sealtpoolt ja nii edasi. Et selles mõttes, et selle nõudesse tuleks suhtuda tõsiselt ja argumenteeritult ja lihtsalt nii rahulikult esitades fakte, et noh, selles mõttes, et teinekord siin minnakse väga emotsionaalseks, aga emotsioonid need paraku ei vii kuhugi, et võtame asju rahulikult, kaasake oma kindlustusi. Me lahendame kõik asjad ära, et ma arvan, et siin ei ole nagu selles mõttes, et kui me ei saa ka hüvitada, siis me saame kas või nagu mingisuguse nõuga aidata selles mõttes, et noh, neid juhtumeid on meil ikkagi aastas ikka väga palju. Kui korteriomanik eirab üldkoosoleku otsust ja korteriühistu põhikirja kodukorda ja ei eemalda ohtlikku lillekasti 5. korruse välisakna laualt, kas kahju korral saab ühistu kahju hüvitamist nõuda korteriomanikult? Noh, tegelikult küll jah, et noh, siin ei ole enam nagu hoonest tulenev kahju ja noh, selles mõttes, et eks siin Eestis on muidugi selles mõttes, et keeruline, et meil on ka olnud vaidlusi, kus on korteriomanikud teevad väga uhkeid remonte oma vannitubades, aga seal hakkavad torud lekkima ja siis nad keelduvad neid torusi remontimast ja kuni sinnamaani siis, et on pidanud korteriühistud minema kohtusse ja taotlema kohtust selle vee kasutamise keeldu ja nii edasi, seda on ka loomulikult saadud, aga see on lihtsalt on tülikas, aga noh, kodukorra, see on ilmselt on politsei teema, et ega kui ikka keegi seal lärmab ja mis iganes, et aga niisugused kahjude tekitamise osas, et seal üldjuhul politsei ei aita, et politsei ütleb, et see on tsiviilvaidlus ja
lahendage seda omavahel, et. Nii, kas on veel küsimusi seoses kahjuteate edastamisega, esitamisega? Kui kiiresti seltsid annavad inkassosse, kohtusse või kui suur on tagasinõude esitaja tõenduskoormus, et ta üldse nõude on esitanud, et kas selts saab jätta nõude esitamise korteriühistu vastu nii-öelda vahele ja minna otse kohtusse, et teenida endale välja õigusabi kulu ja kahjukäsitluskulu? Ei saa. Sa pead ikka olema enne kohtuväliselt pöördunud, et Ja ei, ega seda nii-öelda seda käsitluskulu nad üldiselt ikkagi ei saa, et noh, seal nõue saab minna üle hüvitatava kahju osaga. Hüvitatav kahju ongi siis selle korteri taastamisremont, vallasvara hüvitamine, aga mitte nii-öelda käsitluskulud. Ja noh, selles mõttes, et eks see on seltsiti on erinev, et kindlasti kõik seltsid kaaluvad neid asju, see on ikkagi päris tülikas protsess. See maksab raha, see võtab aega, ehk et ilmselgelt iga 100 või 50 euro pärast ei minda kohtusse. Et selles mõttes üritatakse leida teisi lahendusi, et aga jah, eks siin neid seda valulävi, see on seltside vaates on see erinev, et. Et praegu vastame siis küsimustele, mis on seotud kahjuteate esitamisega, et siin selle kohta pole uusi küsimusi. jah, ja ühtlasi ma vahepeal kasutan võimalust ja reklaamin meie kindlustuslepitusorganit samamoodi, et kindlustuslepitusorgan vaatab ka läbi ju kindlustusandjate tagasinõudeid, et kui kelle vastu see esitati, ei ole selle tagasinõudega nõus, et võite ju alati pöörduda, aga kohtuväliselt isegi nõus ei